Täna olen teie ees seaduseelnõuga, mis on esitatud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt ja teemaks on perehüvitised. Oleme jõudnud olukorda, kus me iga aasta näeme, kuidas meil toimub sündivuse langus. Ja sündivus kahaneb, rahvaarv kahaneb. Ja tegelikult nii, nagu üks mul kolleeg ütles, et tegelikult sündivus ei kahane, vaid kukub kolinal. Ja see on reaalsus, mis praegu toimub. Ja kui me vaatame erinevaid regioone ja pöörame näiteks tähelepanu Ida-Virumaa poole, siis ma toon mõningaid numbreid, et oleks nagu ka aru saada, mis on nagu teatud regioonide mõõde ja kui suure probleemi ees on teatud regioonid. Narva näitel 2011 oli sündivuse arv 506 last aastas. 2020 sündis juba 350 last aastas. 2025 213 last. Ehk siis tegelikult nende 14 aasta jooksul sündivus langes rohkem kui 2 korda. Ja need näited ja see regioon ei ole ju erand. See toimub valdavalt kõikides regioonides, välja arvatud suuremad linnad, kus see langus ei ole nii suur. Ja see näitab ka selgelt, et meil puudub selge perepoliitika, meil puuduvad meetmed, kuidas me tagaksime oma rahva püsimise. Ja see näitab selgelt, et meil puudub igasugune arusaam regionaalpoliitikast. Ja seda me oleme selgelt näinud ka läbi praeguse ministri ja tema tegevuse regionaalpoliitikas. Me oleme mitmeid ettepanekuid teinud, kuidas lahendada demograafilist kriisi, iive probleeme. See on teine seaduseelnõu, millega me oleme praegu Riigikogus siin saalis. Oli ka eelnev üks eelnõu, kus me soovisime saada või anda mandaadi valitsusele, et valitsus hakkaks koostama sellist suuremat perepoliitikat ja et oleks olemas mandaat selge, kuidas selle probleemiga tegeleda, kaardistada, pakkuda välja lahendusi. Need lahendused tuleb sisse viia ka erinevatesse seadustesse ja nii edasi. Ja minu arust oli eelmine või üle-eelmine nädal, kus praegune koalitsioon Reformi ja Eesti 200 juhtimisel hääletasid selle eelnõu maha. Ehk siis tegelikult ei taheta tunnistada, et meil on selline suur probleem. Ma lihtsalt tuletan meelde, et meil praegu sündide arv on aastas alla 10 000 ja see on sajandi rekord, kui mitte isegi rohkemgi. Täna ma olen teie ees teise seaduseelnõuga, mis leevendaks olukorda just noorperedel sellel olulisel hetkel, momendil, kui sünnivad lapsed. Ja sellest lähtuvalt me soovime tõsta sünnitoetuse suurust ja kui laps sünnib, siis ühe lapse pealt võiks toetus olla 1000 eurot, see on meil eelnõus välja toodud. Kaksikute sünni korral 3000 eurot. Ja kui on mitmikud rohkem kui 3, oleks siis kogu toetuse suurus 10 000 eurot. Tuletan lihtsalt meelde, et praegu on meil sünnitoetus, mis on kehtestatud 2018. aastal või isegi varem, on ainult 320 eurot. 320 eurot. Ja me tegelikult ju kõik saame aru, et kui palju on meil hinnad tõusnud, kui palju aeg on edasi läinud, kui suur on olnud inflatsioon ja reaalpalk. Ehk siis tegelikult me peame tunnistama, et see 320 eurot on ammu juba ajale jalgu jäänud. Ja kui me räägime seaduse mõjust, siis eelnõu vastuvõtmisel on positiivne sotsiaalne mõju lastega peredele,
parandatakse nende majanduslikku toimetulekut lapse sünni ja lapsendamise esimesel perioodil, mis on eriti oluline Eesti demograafilises olukorras, kus noorte perede kindlustunne mõjutab otseselt laste saamise otsuseid. Suurenenud toetused aitavad leevendada finantskoormust ning võivad soodustada laste saamise ja lapsendamise otsuseid. Ja see on oluline. Ja kui me räägime, et kui palju see meede võiks Eesti riigile maksma minna, siis see meetme hind on 8 miljonit. Ja see ei ole suur summa Eesti riigile, Eesti riigi eelarvele, aga see summa 1000 eurot lapse pealt, kaksikute pealt 3000, mitmikute pealt 10 000 on kindlasti suur summa nendele peredele ja noorperedele. Ja kui me vaatame erinevaid uuringuid, siis just nimelt noorpered on praegu väga halvas olukorras. Selgelt on nende toimetulek vähenenud. Ja kui me vaatame ka viimaseid uuringuid, ka tänast uudist, seda tuleb tsiteerida, seda tuleb käsitleda. Minu arust täna olid meil 2 väga halba uudist. Ja üks on statistika, teine uudis puudutab uuringut. Ja mõlemad tegelikult tuleb käsitleda koos. Üks uudis räägib, et Eesti päritolu kaupade eksport vähenes aasta võrdluses 8%. See on otseselt mõjutab meie majandust ja inimese toimetulekut ja loomulikult kindlustunnet. Ja nüüd, kui me vaatame uuringu uudist, mis on samuti ilmunud ERR kodulehel, siis siin on välja toodud, et vastavalt uuringule usaldus valitsuse vastu on 36% ja Riigikogu vastu 34%. Ja lisaks turvatunne on kahanenud. Ja turvaliselt tunneb ennast Eesti riigis ainult 34%. Ja loomulikult neid tuleb arve käsitleda koos, sellepärast üks arv viib teiseni ja see näitab üleüldiselt, kus me praegu oleme. Rahvas ei usalda praegust valitsust ja Riigikogu seetõttu, et on selged probleemid toimetulekus. Ja sellest lähtuvalt on ka turvatunne kahanenud. Ja me peame tegema kõik endast, et seda turvatunnet tõsta ja et noored julgeks lapsi sünnitada. Ja selleks on vaja oma meetmeid. Uute meetmetega välja tulla, suurendada neid. Nii nagu ma ütlesingi, see on üks meede meie erinevatest mitmetest meetmetest, mida me oleme juba käsitlenud siin samas saalis ja mis veel tuleb saali. Ja ma võin teile ka juba ette lugeda ka meie järgmised meetmed, millega tõenäoliselt me jõuame siia juba ka järgmine nädal. Need on selgelt jällegi mõeldud abipaketina peredele, kõikidele peredele, kus on lapsed. Ja nendeks meetmeteks on et meil oleks võimalus abikaasadel esitada ühisdeklaratsioon ning jagada lastega seotud maksusoodustusi. Ma tuletan lihtsalt meelde, et 2024. aastal sama koalitsioon võttis selle võimaluse ära abikaasadelt. Täiendava maksuvaba tulu taastamist lastega peredele iga lapse kohta alates esimesest lapsest. See on täpselt sama 2024. aasta otsuse tagasipööramine. Maksusoodustuste laiendamist laste ja pereliikmete koolituskulude mahaarvamisel. Ka selle otsuse tühistati 2024. aastal praeguse valitsuse poolt. Kodulaenu intresside mahaarvamise võimaluse taastamist eluasemekulude leevendamiseks. Ka seda võimalust rohkem meie inimestel ei ole. Aga need kõik teemad on väga aktuaalsed. Need kõik räägivad sellest, kuidas pered, kus kasvavad lapsed, saaks paremini hakkama, et nendel tekiks turvatunne, kindlustunne ja me ei näeks sellist pilti, nagu meil praegu uuringutes on välja toodud, et inimeste turvatunne kahaneb. Ja ma lihtsalt täpsustan üle, et see uuring, mis oli ka esitletud ERR portaalis, mille tellis Riigikantselei, see uuring oli veel ennem tehtud, kui tulid meil esimesed droonid meie õhuruumi ja pinnale.
Nii et see drooni aspekt, julgeoleku aspekt selles vaates ei ole veel siin kajastunud. Aga ma arvan, et kui järgmine uuring juba tuleb, siis ka need sündmused on ka kindlasti kajastuvad selles küsitluses. Aga see uuring peegeldas seda enne drooni jõudmist meie õhuruumi, seda olukorda. Ja see olukordki on juba masendav. Nii et, head Riigikogu liikmed, mõelge selle peale, kuidas me saaksime oma inimeste turvatunnet tõsta. Mõelge selle peale, et kuidas on võimalik meie iibeprobleeme lahendada, ja selleks on vaja inimestele tagada turvatunnet, on vaja tagada toimetuleku igapäevast võimalust. Ja selleks on vaja loomulikult praegusel hetkel, kus me oleme, lisafinantseerida. Ja seoses sellega me teemegi ettepaneku, kus me peaksime tõstma sünnitoetust esimese lapse puhul, see võiks olla 1000 eurot, kaksikute puhul 3200 eurot, ja kui on mitmikud rohkem kui 3, siis perekond saaks ühekordse toetusena 10 000 eurot. Aitäh!